tere tulemast, head sõbrad! Olen nii rõõmus, et olete täna siin minuga. Täna ootab meid ees üks väga eriline ja põnev uurimisrekk. Me hakkame koos avastama meie oma kodust Läänemerd. Ma näitan ja seletan teile väga rahulikult, millised imelised taimed ja vetikad seal vees tegelikult elavad. Nii et seadke end mugavalt sisse ja teeme selle ägeda rännaku koos. Et teaksite täpselt, mida me täna teeme, vaatame üle meie plaani. See on meie turvaline teekond. Esiteks uurime taime meie Läänemeres. Teiseks vaatame väikeseid, aga väga tähtsaid vetikaid. Kolmandaks sukeldume värvilistesse vetikavöönditesse. Neljandaks saame teada, kuidas taimed kivide ja liiva peal kasvavad. Ja viiendaks uurime looduse oma kompostihunnikut. Olgu, sukeldume teemasse. Alustamegi esimesest osast. Uurime, millised taimed elavad meie Läänemeres. Nüüd te võib-olla mõtlete, kas taimed üldse saavad kasvada soolases merevees? Jah, absoluutselt saavad. Vaadake seda kõrget kollakat taime siin kalda ääres. Selle nimi on pilliroog. Ütleme seda sõna koos. Pilliroog. See kasvab seal, kus vesi on madal. Kujutage ette, et vesi ulatub teile ainult põlvini. Pilliroole meeldib rahulik vesi. Suuri laineid ta ei armasta, sest tugevad lained lihtsalt murravad ta katki. Aga mis juhtub siis, kui me läheme sügavamale? Lähme koos täiesti vee alla. Vaadake, see ilus roheline taim on merihein. Ütleme uuesti koos. Merihein. Pange tähele tema väga pikki ja kitsaid lehti. Erinevalt pilliroost elab merihein täielikult vee all, päris merepõhjas. See tähendab, et isegi kui üleval on suur torm, on merihein sügaval peidus täiesti kaitstud ja lained ei tee talle üldse haiget. Võtame nüüd korraks aja maha. Mõtleme koos. Me just nägime suurt pilliroogu ja pikka meriheina. Aga mis on vee all veel peidus? Mis on seal sellist, mis on nii pisikene, et me oma silmaga seda isegi ei näe? Kuidas see võimalik on? Ja see viibki meid teise osa juurde. Räägime nüüd väikestest, aga uskumatult tähtsatest vetikatest. Meres elab olendeid, keda me lihtsalt palja silmaga ei näe. See on täiesti tõsi. Üks selline raske sõna on taimhüljum. Loeme koos hästi aeglaselt. Taimhüljum. Need on üherakulised vetikad. See on pikk sõna, aga see tähendab lihtsalt seda, et nad on nii pisikesed, et koosnevad ainult ühes ainsast väikesest osast. Et neid näha, on meil vaja mikroskoopi. Ja mis on nende juures kõige tähtsam? Nad on mere kõige olulisemad hapnikutootjad. Nad teevad seda õhku, mida me kõik hingame. See pilt näitab meile väga hästi, millised need pisikesed abilised suurendusklaasi all välja näevad. Vaadake neid põnevaid rohelisi kujundeid. See ongi meie mikroskoopiline taimhüljum. Nad lihtsalt ujuvad vabalt vees ringi ja teevad iga päev oma väga tähtsat tööd. Aga meres on ka üks teine rühm, millega peame olema ettevaatlikud. Siin on veel üks keeruline sõna. Proovime koos. Cyanobakteriid. Vanasti kutsuti neid lihtsalt siniveetikateks, aga tegelikult on nad bakteerid. Vahel, eriti suvel, kui vesi on väga soe, võivad nad olla mürgised. Kui me sellises vees ujume, võib meie nahk minna punaseks, tekkida lööve või isegi pea võib hakata valutama. Nii et siin peame olema väga tähelepanelikud. Nii, aga nüüd mul on teile üks väga põnev küsimus. Kas te olete kunagi mõelnud, miks on vetikad erinevat värvi? Kas tõesti erinev värv aitab neil suures vees kuidagi ellu jääda? Hoiame selle mõtte meeles, kui me edasi läheme. Kolmas osa. Läheme vaatame värvilisi vetikate vööndeid. Kujutame nüüd ette, et me astume mööda treppi sügavasse vette. Meres ei kasva taimed suvaliselt läbisegi. Neil on oma kindlad kohad, nagu astmed. Esimene samm, kohe madalas vees, kus on kõige rohkem päikesevalgust, seal on rohelised vetikad. Teine samm, juba natuke sügavamal, kus valgust on vähem, seal elavad pruunvetikad. Ja kolmas samm, kõige sügavamal, kus on peaaegu täitsa pime, seal on punavetikad. Astume siis esimesele astmele. Siin üleval madalas vees on karevetikas. Ütleme koos, karevetikas. Kas te näete seda ilusat eredat rohelist värvi? See vetikas on väga kõvasti kivi küljes kinni. Ja vaadake, see liigub vees ja lainetes täpselt nagu pikad rohelised juuksed, just nii nagu kellegi juuksed lehviksid tuules. Talle meeldib see koht, sest seal on tohutult palju päikesevalgust. Aga siin on nüüd midagi eriti huvitavat. Astume astme võrra sügavamale. Kas te näete lehtede peal neid väikeseid ümmargusi pallikesi? See on pruun vetikas nimega põisaadru.
Ütleme jälle koos põis, adru. Need väikesed pallid on tegelikult õhku täis põiekesed. Kujutage ette, need töötavad nagu teie väikesed ujumisrõngad. Need aitavad vetikal vees ilusti püsti seista, et päikesevalgust püüda, isegi kui ta kasvad natuke sügavamal. Nüüd oleme kõige sügavamas ja pimedamas vööndis. Siin all elab see ilus punane taim nimega agarriik, aagariik, ta on punavetikas ja siin on teil üks väga tore üllatus. Kas te teadsite, et nendest samadest kummikommidest ja magusast marmelaadist, mida teile süüa meeldib, võib leida ainet, mis on tehtud just siit, sellest samast punasest vetikast? Täiesti uskumatu, kas pole? Tuleme nüüd veest välja, tagasi kuivale maale. Hingame korraks sügavalt sisse. Rannas on ju hoopis teistmoodi. Puhub tugev tuul, vesi on soolane, mulda hoiati polegi. Kuidas saavad taimed üldse hakkama sellises karmis kohas, kus on ainult kivid ja liiv? Uurime seda meie 4. osas. Kividel ja liival kasvamine. Rannas on taimedel tõesti väga raske elada. Vaatame korraks ringi. Ühel pool on kliburand, see tähendab randa, kus on palju väikesi lahtisi kivi. Kujutage ette, kivid rulluvad lainetega edasi-tagasi ja teevad taime juurtele kõvasti haiget. Teisel pool on aga liivarand. Seal puhub tugev tuul liiva pidevalt minema või siis matab taime hoopis paksu liiva alla. Nii et siin ellu jäämine nõuab taimelt väga suurt jõudu. Aga vaadake, siin kivisel kliburannal elab üks tõeline kangelane ja ellujääja. Tema nimi on merikapsas. Merikapsas. Vaadake tema suuri ja ilusaid valgeid õisi. Kuidas ta seal kividel hakkama saab? Tema lehed on hästi paksud ja tugevad ning ta hoiab oma pikkade juurtega nendest liikuvatest kividest lihtsalt nii kõvasti kinni, kui vähegi jaksab. Ja siin on meie teine väike kangelane, aga tema elab hoopis liivarannal. Tema nimi on merihumur. Merihumur. Tema nipp on see, et isegi kui tuul puhub terve mäe liiva tema peale ja matab ta täielikult kinni, siis ta ei anna alla. Mitte kunagi. Ta on nii tugev, et lükkab uued rohelised oksad otse läbi paksu liiva uuesti valguse kätte. Tõeline võitleja. Ja jõuamegi 5. osa juurde. See on looduse oma kompostihunnik. Nii, aga mis siis saab nendest vetikatest, mille lained on randa visanud? Vaadake seda suurt tumedat hunnikut siin liival. Seda nimetatakse adruvalliks. Adruvall. Jah, alguses võib see tunduda lihtsalt nagu suur ja võib-olla natuke halvasti lõhnav prügihunnik, aga tegelikult on see looduse enda geniaalne kompost. Kui surnud vetikad seal aeglaselt mädanevad, muutuvad nad uutele taimedele väga heaks toitvaks ja rammusaks mullaks. Just selles uues toitvas mullas, sel samas adruvali peal saavadki nüüd kasvama hakata täiesti uued rohelised taimed, näiteks maltsad. Aga nad peavad olema väga kavalad. Nad peavad kasvama meeletult kiiresti ja tegema kohe palju uusi seemend. Miks? Sest nad teavad, et varsti võib tulla järgmine suur torm, mis selle vetika hunniku kas jälle laiali kannab või hoopis mere tagasi viib. Olemegi jõudnud oma tänase uurimisretke lõppu. Olete olnud nii tublid. Aga mul on teile lõpetuseks üks külivus. Järgmine kord, kui te lähete sõprade või perega mere äärde jalutama, siis ma tahan, et te oleksite nagu päris maadeavastajad. Vaadake hoolikalt ringi. Kas te äkki leiate veest rohelisi vetikaid, mis näevad välja nagu lehvivad juuksed, või leiate pruuni põisadrut nende väikeste õhupallidega, või hoopis näete kivide vahel valgete õittega vaperat merikapsast? Ma usun, et te leiate nii mõndagi. Suur aitäh, et olite täna minuga. Olge ikka uudishimulikud ja avastage loodust, sest see on lihtsalt nii imeline.